tähelepanu valmis olla start. Kohe algab Kalinga-Puhkpidi festival 14. järjekorralt aasta 2020. Ja mul on au kutsuda siia ansambel, trombooni ansambel, hunnik või kari noori mehi mustas särgis. Meil on festivali särk see aasta muide. Ja nendega meestega mustas on liitunud üks tüdruk, kes on samuti mustas. Nii et alustame. Mõtlesin, et teeme mitme ansambliga, aga teeme ühega, aga hästi. Ja laulusõnad on olemas. Mina laulsin omal ajal laulu kaasa Cash and Carry, Haabestoki hulgilao reklaamfilm. Loodame, et see kogunemissignaal saab kohe läbi ja noored võiks näidata lava peal hommikusi hingamisharjutusi. Ilma õpetajate. Olete valmis?
ja see ta on, trombooni ansambel ja noori õpetas see festival Toomas Vana. Jätkuvalt tahab meie juures õpetamas käia. Nii et aitäh teile ja ma annan väikse vihje festivali orkester, palun hakkame lava peale tulema. Et teid on hästi palju siin emade-isade juures, aga palun tulge nüüd oma pillidega siia lava peale. Ja teie ka võtke oma kohad lava peal sisse. 2 päeva on toimunud siin Halingas puhkpillifestival. Järjekorralt 14. Ja eelregistreerunuid oli festivalile 47. Lisandus veel 10. Need 57 õpilast, kellest pea pooled on sellised noored, kes hoiavad pilli käes kas esimest kuud või siis maksimaalselt esimest aastat. Nendega on tehtud väga suur töö mu kolleegide poolt ja tahan neid väga tänada. Ma olen neid tänanud jätkuvalt täna. Kahjuks nad pidid osad sõitma Tallinnasse juba kontsertide andma, aga finaal tänamine tuleb lõpus. Aga midagi võib öelda, et esimest korda festivalil on klarneti õpetaja ütles suurepärased tunnustuslaused, et te olete õigel teel ja see on hea meel, mida te teete. Eile sotsiaalmeedias avaldas oma arvamuse festivalist trummikuru Reigo Ahven, kes oli ka meil festivalil esmakordselt õpetamas ja kes üllatus, et ohoo, Eestis on nii palju noori, kes tahavad rivitrumme mängida. Festivalil toimus ka sõkke huvitav asi, et traditsiooniline jalgpallimäng. Aga mul on ettepanek koolile, et need Eesti meistrivõistlused jalgpallis võiksid siin toimuda, sest tegelikult eile õhtul jalgpallimats sai alguse kell 9 ja koolistaadion oli valgustatud, nii et toome Eesti meistrivõistlused ka kohale. Et sport ja muusika käivad käsikäes. Võistlesid õpetajad ja õpilased. Tulemus oli üllatav, 8-7. Noorus võitis. Aga see ind, millega need lapsed seda palli taga ajasid ja õpetajaid asendasid, sest õpetajad on ju vanad ja väetid, aga noored tahtsid ju mängida. Et see spordihind oli sama suur kui pillimängu hind ja kõik oli nagu selles suhtes kontrolli all. Vaatamata olukorrale, mis meid maailmas valitseb, mul on ikkagi hea meel, et teid on nii palju ja mul on hea meel lapsevanemate üle, kes meid ka usaldavad. Kas festivali orkester on ennast üles säitinud? Aga ma ei näe mitte ühtegi trombooni. Ma ei näe tuubamängijat. Kas te leidsite noodid? Peaaegu. Ja käin ka mina korra lava pealt ära, võtan ühe paberi kaasa. Ja mul on au, mitte ma tahaks igal pool esimene olla, aga kolleeg Valdo Rüütelmaga leppisime kokku, et teen esimese loo mina festivali orkestriga teile kuuldavaks ja edasi tegutseb tema. Lemon Free.
selline see oli siis meie esimene 3-1. Näed, nüüd hakkas tööle. Selline oli siis meie esimene lugu. Ja mul on au kutsuda siia Valdo Rüütelma. Sealt ta tuleb, see täpike sealt tulebki. Kohe kaugelt vaatan, tuleb üks täpike. Meesterahvas on hoopis, mitte ei ole täpike. Ja Valdo poolt tuleb siis, ta võtab ise kohe, mis lugu esitusele. Tervist, jah. Me esitame 2 lugu. Vahepeal tulevad meid ilmestama rivitrummarid ja esimene lugu on Imeilus maailm. teie ees puhkpilliorkester Sakson. Üllatus, üllatus, jaanuarikuuses Eesti Kooriühing valis selle kollektiivi
aasta puhkpilliorkestriks 2019. Ja valijateks olid enamus inimesed, kes tegelikult tegelevad koorimuusikaga. Nii et meie jaoks see tunnustus oli nagu suurem, kui me loota arvasime. Ja vaatamata kõigile me oleme jätkuvalt elus. Me oleme saanud tuntust hästi palju solistidega. Alles augustikuuses oli meil esietendus kulisside taga täispikk versioon Pärnus Noorsemajas. Aga tõestamaks, et me oskame ka ilma solistideta puhkpillimuusikat propageerida ja viljeleda, siis täna me ei võtnud ühtegi solisti kaasa, välja arvatud instrumentaalsolistid. Ja me alustame oma kava 2018. aastal valminud teosega Ikka reipal sammul. Lugu valiti võidumarsiks, mis kuulutati Eesti Vabariigi 100. sünnipäeval välja ja peaauhinna pani välja Pärnu Sport Artur. Ja muide see loo autor on pärnakas. Järgmine teos kõlab meie esituses järgmine laupäev Tallinnas
Estonia kontserdisaalis kui kohustuslik pala. Ja tegemist on Rein Ploomi teosega Mälestused, mis on autori poolt pühendatud tema abikaasale ja kajastab tema abikaasa võitlust ja meeleolude tõusu ja langust. Nii et Rein Ploomi Mälestused.
nagu mul kombeks viimasel ajal öelda on, mis sa vanamees seal ees ikka vehid nii kaua, hing lõppe sammu otsa. Et ma kutsun ette hoopis ühe tütarlapse. Nimi on Sigrid, perekonna nimi Hint. Ja ma võtan endale puhkust, ma olen omale ka ühe kringli, millega teile natukene musitseerimise rõõmu pakkuda.
jätkame looga, mis sai natukene tuntuks siinsamas Hallinga puhkpillifestivalil. Aasta oli siis 2008. Samal aastal kõlas siis lugu ka laulupeal. Leo Normet on kirjutanud suurepärase teose ja muusika oli, kust on see üks katkend või üks osa. Puhkused veedame kõik Viljandis, viikendid veedame kõik Viljandis. Ja seda lugu esitas siin samamoodi festivali orkester 2008. aastal. Ja tolle aastal oli ka minu teada Kaitseväe orkester siin peaesinejaks. Aga tolleaegne laulupeo lugude komisjon praakis selle marsi välja. Väga lihtsal põhjusel ei kõlbavat laulupeol esitamiseks. Aga ma usun, et selle teosega olete te meid pärnakaid, just Saksonit, tundnud kaugelt ära nii mõnelgi korral laulupeol, nii mõnelgi korral ka Pärnus ja meile kõigile tuntud ansambli Kukerpillide popurri.
ja küll ma petsin teid natukene. Ei ole päris viimane lugu, eelviimane lugu tuleb nüüd. Aga see on meie poolt ka siin kuulajatele väikse pühendusega ja pühendame ka selle looga eelnevatele organisaatoritele. Lähme üheskoos edasi. Ärme teeme seda, et üks läheb ühes suunas, teine läheb teises suunas. Vaid me oleme kõik ühe asja eest väljas. Me oleme kõik selle eest väljas, et säilitada Eestis puhkpillimuusikat. Marss, vanad sõbrad!
Nii, nüüd natukene puhkust orkestrile. Ma kutsun siia, juba tulevad 2 täpikest vasakult poolt. Aga üks küsimus teile kõlanud marsi kohta. Kus kõlas esmakordselt marss nimega Vanad sõbrad? Ei olnud Pärnu jäägrupis, aga selles suhtes on õigus, et antud teos kõlas esimest korda Eestis. Tol aastal kohtusid Tallinna Reidi peal, tol ajal oli see Reval, laeva peal, ristaja peal Vene tsaar ja Saksa keiser. Ja teine huvitav fakt selle marsi kohta on see, et autori enda puhkpilliorkester seda esimest korda läbi mängides saatis dirigendi ja autori viisakalt öeldes pikalt. See marss ei kõlba mitte kuskile. Aga minu andmetel ja minu arvates on see marss päris hea, hästi kirjutatud. Nii et veel korra aitäh Saksoni poolt, hetkeline paus ja jätkab minu poolt vasakul käel 2 hästi kena täpikest. Nii, tervitused täpikestelt. Ja nüüd on tore siin teile näidata meie peakorraldajat, Puhkpilli Sakson ja teiste orkestrite juhti suur aitäh, Kaido. Ilma temata ei oleks seda festivali. Aitäh, Kaido. Kaido saab sellise täiesti peaaegu ainulaadse eksemplari Halinga puhkpillifestivali saad ajalugu üles kirjutada. Aga ma Kaidot veel ära ei lase või kutsume Sigriti siia, Niks ja Kraaps. Meil on kõigile osalejate, festivali osalejatele osalejatunnistused, hoidke need alles, teinekord kui kuskile kandideerite, on see võib-olla läheb tarvis ja kõigile osalejatele on ka teile väike selline rosina ja vähkli pakett, et me kutsume 5 kaupa ette, siis tulge hästi kiiresti, sest meil on igasuguseid muid asju veel anda, et need osalejad lapsed nii. Sigrid Hint, Rauno Rüütelmaa, Olari Rüütelmaa, Jan-Kaspar Kaarus, Deniss Kontšarenko. Nii, Jan-Kaspar. Keron Sepp, Isabella Runge. Keron. Karl Kivi, Georg Sebastian Ots, Karl on muuseas meie muusikakoolis aeg-ajalt ka õpetajana töötab, nii et aitäh, Karl. Georg Sebastian Ots, Hendrik Jaak Sepp, Alli Emeli Lentsment. Lukas Oliver Lentsment,
Rene Henrik Sirkas. Kõige väiksem osaleja ja kõige suurem osaleja. Ja niimoodi nad kõla kõrval mängisidki. Mark-Erik Põdra. Mart-Erik Põdra. Johanna Rütelmaa. Valdo Rüütelmaa, Milja Saar. Kas Milja Saar on? Siis Ott Niinemäe oli täitsa olemas. Nii, väike kõrsikupakk loosis iseendale Kaido Kivi. Uraa! Ma ju ütlesin, et on aus mäng. Sakkuiska on olemas. Ma tagasi käima. Nagu ikka jääb kõige magusam kõige lõppu. See on Sindi koogi köögipagari tehtud suur kringel ja selle saab Isabella Runge. Hästi kiirelt, ma tean, et te ootate koju minekut ja viimast lõpulugu. Me täname veel Pärnu Jaagupi rahvamaja, kes meil festivali korraldamisel abiks oli, et kas on keegi siin? Samuti ka spordikeskust. Küllap me viime need tänukirjad ära. Täname Kevin Kangurit. Kevinile üks liik ka. Täname Aivar Juurikut. Tuleb. Väga keeruline oleks olnud teha ilma sellise toetava tiimita. Anne, ole hea, tule nüüd siia ja lilled pärast vahetate Kaidoga ära. See suur lill oli Kaido jaoks ja väiksem oli Anne jaoks. Aga Annega koos olid Margo, kes oli super, Margo Kaldmäe. Ole hea, tule ka siia, palun. Täname toetuse eest Raul Peetson. Aile Jaansalu. Andrus Peetson. Andrus on olemas, plaksutage. Osaühing Eller ja pojad ning Diana Mägi. Aitäh! Eeva Kruuse ja Põhja-Pärnumaa vallavalitsus. Suur aitäh! Lõppsõna Kaidole. No nii, aitäh, et osalesite ja kannatasite ära selle loosimise, minu ülistamise
aga veel korra, ilma teieta seda festivali ei oleks. Aitäh teile kõigile, aitäh teile orkester, aitäh osalejad. Ja me lõpetame looga, mis on minule natukene hingelt ja nagu mis tegelikult natuke jutustab minu elulugu kaudselt, aga seekord ma ise pilli ei haara, ma üritan selle võimaluse, jätan selle võimaluse Karlile, oma pojale. Et Karl, tule ette. Karl-Kivi, aitäh teile ja kohtume
Allinga puhkpill 15 järgmisel aastal ja suur plaan ja mõte on see teha koos kooriühinguga laulu- ja pillilahing volüüm 2, puhkpilliorkestrid ja koorid võistlemas. Aitäh teile!